Tere kõigile, on aeg teha kokkuvõtteid eelmisest nädalast. Brüsselis on talveilm, mis tähendab, et on mõned üksikud plusskraadid, aeg-ajalt sajab vihma, aga inimesed on juba tänavatel, istuvad välikohvikutes, muide nagu nad istusid ka läbi kogu talve. Tänavatel on näha rohkem liikumist, on tunda, et kevad ei ole enam kaugel. Nüüd aga kokkuvõtted eelmisest nädalast. Märgiline on see, et eelmisel nädalal valiti Euroopa Parlamendile uus president, mis pidi niimoodi olema pärast seda, kui pool Euroopa Parlamendi mandaadist sai läbi. Märgiline on see, et Maltalt pärit Euroopa Parlamendi saadik Roberto Metsola valiti esimeses voorus häälte enamusega, mis on kõva sõna ja mis näitab usaldust talle ja mis näitab seda, et Euroopa Parlament oli valmis just selliseks Euroopa Parlamendi presidendiks, isegi kui kõik vaated ei kattu tema vaadetega. Eelmisel nädalal esines Euroopa Parlamendi ees ka Prantsuse president Emmanuel Macron. Tegemist on Prantsuse eesistumise algusega Euroopa Liidus, sellest rääkisin eelmisel nädal pikemalt. Võtsime vastu ka resolutsiooni loomade transportimise kohta ja Euroopa Parlament arutas digiteenuste reguleerimist. Jah, Euroopa Liit on omadega siis lõpuks jõudnud nii kaugele, et on valmis hakkama arutama digiteenuste lubamist Euroopa Liidu turule. Põhimõttel, et see toimub turvalises keskkonnas, põhimõttel, et digihiiglased saavad kindlad reeglid, aga säilib konkurentsivõime. Euroopa Liit on tuntud ülereguleerimise poolest, nii et seekord ongi küsimus selles, kas suudetakse reguleerida turgu selliselt, et see ei ole liiga piirav ja see ei takista konkurentsivõimet. Minul Libekomitee, Kodanike Vabaduste komitee esindajana oli loomulikult minul oluline see, et oleksid tagatud inimeste andmete privaatsus, oleksid tagatud põhiõigused ja suureks küsimuseks oli ka veebireklaamid. Kuidas reguleerida suunatud reklaame, kuidas reguleerida reklaame, mis on suunatud lastele, poliitilisi reklaame ja kuidas teha niimoodi, et reklaamiandjad ei jälitaks meid igal sammul. Euroopa Parlament kujundas oma seisukoha, sellega algavad nüüd läbirääkimised komisjoni ja nõukoguga, arvatakse, et need kestavad vähemalt aasta. Nii et selline oli eelmine nädal Euroopa Parlamendis. Järgmisel nädalal aga räägin juba uutest tegemistest. Ja muide, neljapäeval kell 3 jälgige palun arutelu roheleppest ja energiakriisist. Viited, lingid on kõik siin olemas. Kõike head, olge terved ja kohtumiseni!